Tere, minu nimi on Kristiina Märks, olen Tallinna Meelespea lasteaia direktor. Karantiini ajal olime kõik olukorras, kus mitte keegi ei teadnud, kuidas kriis lahenema hakkab. Oluline oli luua õpivaram, mida sai kasutada karantiini ajal ja ka hilisemas kontaktõppes. Juba eelnevalt olime koostöös õpetajatega loonud blogi Tallinna Meelespea lasteaia parimad praktikad õpetajalt õpetajale. Minu roll oli kiiresti leida digipädevaid õpetajaid ning jagada nende vahel õppekava teemad. Meie motoks on usaldus, valikuvabadus, koostöö ja loovus. Iga õpetaja sai valida endale sobiva meetodi ja otsustada, millist platvormi ta valib oma õppevahendi koostamiseks. Blogi eestvedajaks on meie lasteaia õpetaja Kadri Karm, kelle ülesanne on süstematiseerida ja jagada blogis valminud õppevara. Blogi innustas kõiki õpetajaid looma õppevara ning karantiini lõpuks panustas blogi arendamisse kogu meie lasteaia personal. Meie lasteaia edulugu jagavad täna siin koos minuga õpetajad Kätlin ja Jaanika. Ja mina soovin küsida teie käest, mis teid jõustas karantiini ajal tegutsema blogiga ja kuidas mõjutas see teie suhteid kolleegide ja oma rühma lapsevanematega? Aitäh, Kristiina! Meie tundsime, et meie rühma pered vajasid keerulises eriolukorra ärevuses meiepoolset lisatuge. Lisaks Zoom-keskkonnas toimuvatele hommikuringidele, lastekoosolekutele planeerisime ka Eliis-keskkonda täiendavaid ideid, mida lapsevanem saaks kodus koos oma lapsega ellu viia. Meil oli nüüd aega luua digitaalseid õppematerjale ja neid samu tegevusi, mida me viisime läbi oma 3-4-aastaste laste rühmas, jagasime ka meie blogis ja saime vastu ka väga häid ideid, jõudu ja julgust oma naaberrühma õpetajate käest. Tekkis tunne, et me oleme selles olukorras kõik koos. Täpselt. Ja täna soovime me jagada meie lasteaia ühisblogi loomise kogemust ja ka selle kasutamisvõimalusi. Blogisse oleme koondanud kokku õpetajate loovad õpivarad, mis on süstematiseeritud Tallinna Meelespea lasteaia õppekava teemade ja valdkondade kaupa. Soovid leida näiteks põnevaid ideid, kuidas ühendada kunsti meediakasvatusega? Või hoopis leida vahvat õppefilmi lehtede riisumisest? Põnevaid ideid matemaatilistest mängudest? Või lihtsalt vaheldusrikkaid ja põnevaid õppemänge? Meie blogist leiab seda kõike. Ja ka blogi väärtus ei seisne vaid selle sisus, vaid ka loomeprotsessis, millest me kõik palju õppisime. Meie õpetajad on öelnud, et blogi projekt annab väga hea võimaluse teha oma töö teistele nähtavaks, viia end kurssi teiste õpetajate tööga, kiirelt jagada illustreerivaid materjale lapsevanematega ja palju muud. Tänasel päeval eriolukorra järgselt on blogi endiselt aktiivses kasutuses nii õppetegevuste planeerimise juures kui ka läbiviimisel. Ja niisamuti oleme saanud tagasisidet, et blogi kasutavad ka lapsevanemad kodudes. Meie lasteaia blogi on jätkusuutlik ja pidevalt ajast täieneb. See on andnud sisendi lasteaia sisekoolituste teemadeks. Õpetajad on saanud uusi kogemusi, andes edasi teadmisi, õppematerjali ja õpivara loomise osas. Õpetajatena oleme saanud ise uusi ideid, luues materjale erinevates põnevates virtuaalkeskkondades. Nii et saame teile soovida mõnusat avastamist ja uurimist meie lasteaia blogis. Leht täieneb, uueneb ja kasvab koos meie majameeskonnaga. Ja mina soovin siiralt tänada meie õpetajaid selle suure panuse eest blogi arendamisel. Aitäh teile! Aitäh sulle! Aitäh! Tule külasta meie lasteaia blogi aadressil meelespealasteaiameeskond.wordpress.com